Matš toimub täna profireiliti järgi kehakaalus 77,1 kilogrammi. Matši pikkus on 3 × 5 minutit. Daamid ja härrad, teie ees on kahekordne Poola meister Kamil Smedoš ja tema vastas Eesti knockouti meister Michael Astur! Matši vahekohtunik on Mikko Altonen. No nii, matš on alanud, Michael Asturi teine profilahing. Ka Kamili teine profilahing. Kamil Smedov versus Michael Astur. Michael kohe palju pikem, seda on esimesena märgata. Tõesti selle kaaluklassi jaoks väga pikk. Jah, 7 sentimeetrit paberil on kasvueelist ja ilmselt suudab seda siru ulatust löökides tööle ka panna. Aga siin on stilistiline vastasseis. Michael ikkagi tahab seda matši teha püsti ja Kamil on rohkem maasvõitlusele rõhku panev, eriti Michaeli profiiliga mehe vastu, ma arvan. Nii et sai siit maha viimise praegu kätte. Kamil on siin pool kaitses peal. Nüüd saabki näha Michaeli treenitud oskusi. Ja ilusti siin paneb raami vahele. Raamid vahele, tekitab distantsi. Nüüd saaks oma puusad liikuma veits. Ja üritab siit välja tulla. Peab ettevaatlik olema, et selja ära ei anna ega Mounti ei lase. Ja Kamil väga hästi aastab. Ilus põgenemine Michaelilt. Michael ilusti rullib, ta peab püsti saama kiiremini. Ja, aga nendes vahetusolukordades on ikkagi Kamil natuke kiirem, ei maksa kiirustada siin. Ei maksa. Siin tuleb kätt kontrollida. See on väga tüütu asend, sest et see piirab ka su hingamist. Ja, absoluutselt, jah. Aga nüüd on poole ja maha panda. Kamil lööb siit ka järjest. Väga ilusti lööb, Kamil rullib kaasa. Michael teeb kõike hästi, läks luku poole, mis on see õige, et seda kolmnurk lukku, mis tal jalgadel Kamilil on murda. Siin asendis põrandal nii-öelda survet veits maha saada sellelt. Täpselt. Ja nad on kuivad ka veel. See triangel töötab üli hästi, see kolmnurk jalgadega. Et kui sa oled natuke higisem, sealt saab juba veits pöörata vastu. Nurgast on kuulda ka, et tuleb siin soovitust üritada neid jalgu siis ikkagi lahti võidelda, aga nüüd on see poole vahetus, mis pigem teda ei aita. Ei aita ja peab väga ettevaatlik olema, sest Kamil hiilib selle käega ja Ei ole veel haaret sidund, aga juba ähvardab päris korralikult. Lõug on esialgu ja siin Michael peab tegelema ja väga rahulikuks jääma. Ja käsi üritab seda kägistavat kätset ära saada, saab ka praegu. Hästi keerab seal lõua õla poole ka kohati. Nii, sellest üritusest on väljas, aga siin on... Ta peab selle kolmnurgaga tegelema, mis jalgad ümber, et sealt püsti lihtsalt ei saa tõusta. No ei saa jah, selles mõttes, et siis sa kannad nagu ranitsad. See on küll suht väsitav tegelikult Kamilile ka seda pinget seal jalgadega kogu aeg peal hoida, aga raundi lõpuni... Seal korraks oli Michaelile hea olukord, kus ta saab pühkida Kamili mööda puuri nagu maha, et ta selle kaotas ära praegu. Et praegu Kamil kontrollib väga hästi ja pikk raund on veel minna. No pool raundi on veel ees põhimõtteliselt jah, et siin on aeg oma jagu. Paanikat ei ole, see on hea ja tegelikult ühe päris ohtliku käegistusrünnak on ta ära kaitsnud. Täpselt. Mugavalt muidugi ta ennast seal jätkuvalt kaugeltki tunda ei saa, aga selles mõttes on näha ikkagi ettevalmistusest, et seda on tehtud, ütleme, see lukumaadus ei tule talle šokina, sest Kamili tase on ikkagi selline, et kui sul on kehv mees vastas, siis ta sõna otses mõttes sõidab sust 20 sekundiga kindlalt läbi. See on fakt, et Michael on teinud head tööd ettevalmistuses, aga näeme, kas seda on piisavalt praegu ikkagi Kamilil, see surve on korralikult. Nüüd üritab üle lõua lihtsalt praegu valuga. Siin ta otseselt kägistust praegu ei otsi, Michael üritab nii-öelda 2-1 ühte kätte enda kontrolli all hoida, aga on raske. Michael ei tohi minna nüüd kõht alla poole, kui ta hakkas vaikselt minema. Sinna ei tohi ka minna. Nii, nüüd on käsi lõua all ka. Käsi on lõua all. Ja Michael jätkab haarde eest võitlust. Teeb head tööd siin tegelikult. Väga ohtliku mehe vastu. Hästi sai siit ka välja. Kui ta siiani on suutnud olla, suudab ilmselt ka edasi. Lihtsalt peab rahulikuks jääma, peab mõtlema oma aktsioonid läbi. Ei saa siin lihtsalt püsti tulla. Sealt niimoodi päris püsti ei saa. Sa pead seda puuri kasutama. No jalad on vaja ikkagi lahku saada, jah, et tuleb üritada seda jalga sealt ära lõhkuda, aga see on jumala raske. Ja sa pead tegema Kamilile võimalikult ebamugavaks selle, et ta ei saa chillida. Tegelikult lukk on väljas, näed, kand on tegelikult väljas. Õige plahvatusega. Tulema, jah. Michael on õigel pool ja jalg hakkab tegelikult Kamilil libisema. Seal on kand tegelikult väljas.
sealt saaks tegelikult selle alla suruda ühe jala praegu. No siis sa kaotad muidugi kätega tegelemised. Ilusti võitleb 2-1. Tegelikult nii-öelda lihtsad asjad, aga ta teeb, mida on vaja ja sellest hetkel piisab. Väga hea töö kaitses. Ta keerab vastu ja nüüd saame näha, kui väsinud on Camille. Ja pani põlve vahele. Ja küünarnukkidega ohtlikud pikad jäsemed on Michael Asturi leib. Oota, mis siit praegu tulemas on. Ma loodan, et ta seda kägistust ei hakka tegema. Aega on vähe, üritab põlvesid siit lüüa. Siin on aeg tämmi teha. Tahab teha kahju. Selle raundi ta kaotab ilmselt, aga ütleme, raundi ta kaotab, aga väike moraalne võit siin oli igatahes. Ui ja põlv vahele. Michaeli poolt ilus raund. Õpetlik, professionaalne raund. Raske raund tegelikult. Raund, mille ta kaotas, aga raund, mille lõpp oli tõusev, nii et tal on siin positiivne igatahes. Siin on positiivsed ka, ütleme nii. Kognitiived otsused maas, seda ma mõtlesin hea raund. Kõige hullemas olukorras, kus sa olla saab. Kõige hullem. Halvimad variandid tegelikult realiseerusid ja ta jäi ellu. Nüüd on oluline küsimus see, kumb siin rohkem väsis. Täpselt. Camille näeb tegelikult päris kottis välja praegu. Näeb küll. Vist isegi rohkem kui Michael. Ja moraalselt on temal praegu kergem. Tema tuli tegelikult see raundi lõpus ikkagi tugevama mehena välja. Tuli rongi alt välja ja hakkas vajutama. Teine mees peab nüüd arvestama sellega, et tal on võib-olla paak suht tühi ja ta peab elus püsima. Ja siin oli näha see, kuidas Camille maadlema lõpus läks peamaas, oli seal nii-öelda Michaeli Shredderi hetkes, kus Michael hakkas viskama põlvi küünarnukki lööke. No näeme, kuidas on füüsiline ettevalmistus ka. Tundub siin pigem värskem mees. Natuke raputati käsi, et Michaelil on kindlasti käed verd täis. Ja ta sai omajagu nende haaretega seal võidelda elu ees tegelikult. See on erinev energiasüsteem. On see stabiilne maadlemine versus, aga Camillil on väga võhv väljas, ütleks praegu vähemalt visuaalselt. Mingi kinda probleem, varustusega väike konks. Mis annab Camillile eelise tegelikult praegu, need väiksed. Ta tahab jätkata kohe. Kas on... Okei, teip hakkab vaata kinda serva pealt ülesse tulema. Seal on vist sama probleem mõlemal mehel, et see teip ei püsi kinda selle ääre peal kinni korralikult. No mis tegelikult on... Jah, ütleme, Michaeli nagu nägime, tal oli suht suva sellest, on okei, aga Camille kasutab seda lisaaega tegelikult praegu nii-öelda varustuse sättimiseks. No nii, aga mõlemad said siiski puhata ja vaatame, mis on teine raund ja mis meid ees ootab. Mõnes mõttes low kickiga võiks isegi konservatiivsem olla, sest et ta tahab selle pealt maadlema minna. Ühe jala pealt maadleda alati raskem. Michael võiks jääbi kätte saada uppercutid ja põlved vahele panna. Sellest ta on tugev. Ilusti maadles Michael. Sai tema jala kätte. Pani uppercuti. Ilus. Nüüd on see koht, kus Michael saab ja pani põlve vahele ilusti. Aga ta lööb riskantseid asju. Lööb riskantseid asju. Enda stiilile kindlaks mõnes mõttes, okei, need on sinu trumbid, aga maaduskaitse mõttes ta võib olla... Camille on nii kottis praegu. Ta teeb endal natuke elu raskeks, aga ta vist ikkagi lõhub ära siis Metofi. Täpselt. See, et ta loovutab positsioone praegu, tähendab, et tema energiasüsteemid on väsinud. Lihtsalt valusad, sa näed, kuidas ta hakkas ja Michaelil on suured käed, mis tekitavad nii palju tämmi seal asendites. Tema küünarnukid ja põlved. Peale jääma, see on oluline, et ei tohi siin asendit loovutada. Peab maadusele mõtlema siin enne. Kontroll, siis löögid. Just ilusti althaagiga keerab peale ennast jälle. Võiks tegelikult ehk isegi püsti minna, kuigi need küünarnukid maas on nii ropud, mida ta lööb. Need on nii head. Camille on väga kottis. Kas ta laseb ta püsti tõusta? Muidugi. Ja see põlv. Ja sa näed, kuidas ta aegluubis lihtsalt See põlv. Hea parem sirge Michaelilt siin. Hambakaitse lendas Camille perga välja. Ta peaks eralduma ja püsti tegema tööd. Natuke riskantne, aga kes ei riski see šampust ei joo. 3 kägistuse oht on siin ja käelupu oht on ka. Aga Camillil on energia nii minimaalsel praegu. Aga üks käsi korraga sees on väike oht, nii nüüd on see olukord jälle läbi ja kui see pea sealt jalge vahelt peidust välja tuleb, siis tuleb sealt kohe see küünarnukk jälle, me nägime seda juba enne korduvalt. Opa, ja siit me tuleme. Camillil on üks plahvatus võib-olla jäänud veel. Teravad hämmerfistid, suudab lüüa. Metoodiliselt murratada. Michael peaks lihtsalt püsti panema ja kuniks ta suudab seal maadluses olla sellistes olukordades, kus tema saab nagu
rohkem puhata põhimõtteliselt või Kamil on nagu kehvemates kohtades, kus jõudu rakendada, siis on see ka okei täiesti, ta võib lüüa. Ilus, kas tuleb jälle alistusega võit Maicel Asturit? Ei, laseb lahti selle. Kamilil on väga suured probleemid ees ja selle nimi on Maicel Astor. Pool raundi on jäänud teisest. Suu on lahti Kamilil, hambakaitse ripub natuke, Maicel näeb väga värske välja. Ütleme, kas väga värske, aga selgelt oluliselt värskem kindlasti, selles mõttes ma olen nõus. Tema on väsinud, see on olnud tempokas matš iga tahes. Väga. Aga jah, sellist... Kamil teeb kõik hästi, et ta sunnib Maicelit olema olukordades, kus ta ei ole kodus. Põhimõtteliselt jaa, kuigi ta saab seal ka praegu kolakat tegelikult reaalsuses. Saab seal ka kolakat, aga vähemalt jah, ta ikka paneb kogu aeg seda maadlust peale ja nüüd saab maha viimise ka. See jalalöök Maicelit natuke viga, nagu me enne ütlesime low kickide kohta. See front kick õhtu, ta on küll äge relv, aga ta annab nii selle maadluse võimaluse, nagu ta praegu andis. Jah, see ka natuke sõltub, kuidas sa seda jalga tagasi tood, kui palju sa oled harjunud sellega, et seda haaratakse. Maicel paneb ta iga kord ikka shredderisse nende küünarnukkidega. Et iga kord loputab Kamil. Minut 30 on jäänud, kui siin Kamil pealt midagi väga suurt ei tee, siis ka selle raundi Astur võidab, sest et ütleme 3,5 minutit sellest on ta domineerinud ja publiku muidugi poolehoid on tormiline siin. Aga peab vaatama, et ei jää siin jalg, üritab Ahilleust rünnata. Ja selleks tal võib olla piisavalt veel energiat. Ideeliselt peaks üritama Astur siin püsti tõusta, aga näete, kuidas on Smetati jalg seal ees. Ei saa, oleks vaja see jalg raskeks teha ja järgi minna. Selle olukorraga peab tegelema, mis tal praegu jalaga tegelikult on. Ahilleus sirge ei ole maailma kõige ohtlikum löök. See libiseb välja, jalg libiseb välja kohe Maicelil. Töötab lihtsalt kehasse kannaga ka, oi. See, kuidas ta töötas kehasse, kanna. Igalt poolt lihtsalt lõhub konkreetselt. No, aga mis sa teed, vaata? Kui sul on see tööriist, mis on haamer ja löögid, siis ta kasutab neid. Selles mõttes ta kasutab enda tugevusi ära. Kui ei oleks Kamil nii süsi, nagu ta praegu on, siis see jalaluku olukord oleks võinud minna, aga olukord on see, mis ta on ja praegusel hetkel Maicel Astur on domineerimas seda matši. Kui kolmas raund tuleb, siis ma ütleks, et Kamilil on väga suur probleem ees. Sest et Maicelil see mentaalne enesekindlus on kogu aeg kasvamas, sa näed ka. Seal võib ka juhtuda vigu. Nii, käsi on seal all tegelikult kinni ja ikkagi lööb. Kui on ruumi, võiks küünarnukiga lüüa ilmselt. Oi. Siin üks põlv, üks jääb, üks küünarnukk, üks uppercut. Tõesti tuleb üllatavalt värskelt üles. No ta on selgelt väsinud, aga ta on vaimselt valmis selleks. Lihtsalt ta on väsinud, aga... Ja ta on positiivne ka. Moraalsed võidud. Et tegelikult respekt Kamilile, et sa sellest raundist välja said, sest et ta nägi selline välja ka peale esimest raundi, nagu ta praegu on. Põhimõtteliselt küll, jah. Aga Maicel astub nendesse vahetustesse ka natukene praegu. Et tegelikult... Jah, aga mõnes mõttes. Ja see parem sirge. Ta teeb vabavõitlusmatši. Kui sa lähed vette, siis sa saad märjaks, et see, et ta on nõus maadlema ja olema seal, võib-olla nagu tänase matši kontekstis võiks olla veits konservatiivsem mingites kohtades, samas nende samade kohtade pealt aga tegelikult realiseerib praegu enda tugevusi. Mina vaatan seda mingist enda vaatevinklist, tema hetkel on tegelikult edukalt tegemas seda enda vaatevinklist, et no nii, kolmas ja viimane raund on meie ees, 10 minutit on siin juba võideldud ja Kamil näitab oma teibid on mõlemad põhimõtteliselt kõrgel. Teibid on jah täitsa kindla serva pealt maha tulnud. Tuleb siin jälle lisaaeg, no täiesti tõsiselt muidugi väike eksimus siin ka kohtunikult, tehniliselt oleks võinud ju pausi ajal tegeleda sellega. Nurga poolt hea töö, ära maini seda kuni. No lihtsalt see oli juba eelmises näha, et see probleem on seal. Raju sponsor Crest saab siin ka kõvasti eetriaega praegu selle väikeste varustusviperustega. Okei, see Velcro on ka üles liikunud. See ei ole jah ideaalne, see kinnas tegelikult ei ole väga kinni enam.
see ei ole isegi, ma mõtlesin, et seal on ainult teip alla libisenud, mis on lihtsalt marker nii-öelda. Aga tegelikult oli see velcro ka ära nihkunud, et see tähendab seda, et tegelikult hinnas ei ole enam ümber randme normaalselt. Ja siis ei saa sellega süsitud teha. No, et hinnas peab ikka olema. Seda jõerannet ka, et see pigem vajas ikkagi sekkumist. See kõik on Camillile hea praegu. Aga profi MMA seisnebki selles, et tihtipeale juhtuvad selliseid asju. Päris karjääris hakkab sul juhtuma väga palju, kus inimesed kasutavad ubeme lööke ära paudsi jaoks. Väiksed garderoobi vead. Et hoida seda teravat mentaliteeti on ka tegelikult selle profisportlase suur osa. Sa pead olema sharp. 5 minutit on jäänud, mõlemad said puhata, võib arvata, et Camillil oli seda rohkem vaja, aga korralik sõda on siin maha peetud juba 10 minutit. Jab hea, see on lihtsalt raha, seda lihtsalt viskub, pane neid teravaid lihtsalt tabamusi sinna, ta ei suuda reageerida praegu. Töötad kätega kergelt. Kehasse ilus jab. Ja ikka tuleb kohe maa. Ilus ja püsti, lasele püsti. Michaeli nurgalt soovitaks. Ja nii on, sama nõu tuli nurgast ka, sekundandid tõusid mõlemad püsti ja näitasid, et lase lihtsalt tõusta tal. Mõnes kohas apperit siin võiks ka proovida. Michael eelmises raundis tegi ühe sellise päris väikse kiire apperi, mida ma tahaks rohkem näha. Nüüd on see raundi tempo alguses suht aeg. Ilus parem sirge, Camille. See on täpselt see töö, millega ta võiks ta täiesti ära lammutada. Täpselt. Sa paned selle low kicki võib-olla käte lõppu. Nullist jalalööki visata tüübi vastu, kes tahab sind maha viga, on natuke viga. Põhimõtteliselt küll, et kui sa selle peale kukulas ära, sinna panna järgi, ta ei jõua reageerida enam. Aga siin distantsis Michael on väga kodus. Ja käed on Michael juba seal asendis, teda ei huvita, mis püsti Camillil vastu tuleb. See tagumine sirge ka, sirged käelöögid lihtsalt, sellest piisab siin praegu. Ei, see oli ideaalne. Parimad šansid maanduskaitset teha. Kui vastane tahab tema juurde liikuda, siis on see käsi ikkagi põhimõtteliselt seal kaitseks Õnneks väga hullu sellest ei saanud. Ja jälle laseb siin püsti vastase. Kõik, mida on olnud vaja nii-öelda lukumaadusest tõestada, on tõestatud. See uppercut, ta otsib seda kehasse ja pähe. Michael siis, see on hea idee. Ma tahan näha ühte, 1-2. Vahetab natuke seisu ka. Läks korraks southpaw'sse. Ja nüüd on käed juba Michaelil nii madalal. Vaikselt tuleb veri kätesse tagasi peale kõike seda maadlust ja teravus tuleb. Jah, seda küll. Et see on veel omaette aspekt. Neid käsi siin visata tal on ka mõnes mõttes raske, sest et see lukumaadluse ja maadluse osakaal, mis siin on tulnud täna ära teha, on ikka väga suur. See ei ole... Camille ajastas selle mahaviimise väga hästi. Ajastas väga hästi, kus Michael laadis oma puusad ära, et seda paremat sirge visata. Camille luges selle ära, läks ja muidugi üks aspekt, mida me ei tohi siin unustada, on see, et tegelikult on praegu pool raundi veel jäänud ja esimese raundi Michael kaotas kindlasti. Ehk siis tegelikult otsusega võib Camille siin veel võita ka. Vahepeal ta lihtsalt jäi nii rongi all, et läksime väga emotsiooniga siia sisse, aga tegelikult on see matš täiesti elus veel. Ja puusa üttega peale. Aga natuke ohtlik, oleks vaja paremat althaakisid, küünarnukk sisse pummeldada. Okei, pealthaaki ärab ka, see on ikka parem kui mitte midagi. Ja pealthaak siin on pigem ikkagi parem. Mingit kontrolli on vaja vastas üle, sest muidu ta tuleb sealt selga kohe. Ilusti keerab peale. Nii, nüüd on külje kontroll, sealt saab jälle tööta ja oigu veriseks vahepeal Camille. Camillil on mingi suur, kas see tuleb ninast või see on mingi lõikehaav. Camillil on väga halb kehakeel praegu. Jep, 2 minutit peaaegu on jäänud. Camillil on väga halb kehakeel praegu. Michael vistas ta minema. Jep, ninast ilmselt tuleb ka verd oma palju. Tundub, et siin on hingamisega natuke raskusi. Suu on ka täiesti lahti. Minut 30 jäänud. Kuna siin pikalt maas see asi ei toiminud, siis on seda raundi ikka veel aastal domineerimas. See jab, Michael liigub kergelt. Jep, viskab kergelt siin. Mida ütles kohtunik talle, tegi märkusi, ei tea. Ma ei saanud aru sellest, jah. Aga Asturil on ka käed on ikkagi näha, et on täiesti verd täis, et tal on ka raske visata neid välja. Muidu ta teeks palju aktiivsemat tööd. Oi, need jabid olid head. 3 tükki ja püsti. Michaelil oleks hea nüüd eemale minna lihtsalt. See on muidugi juba ikkagi siuke korralik ponnistus Camille'i poolt tegelikult on ikka. Oi, seda me ootasimegi. Nii otsas kui otsas. Astur. Põlve vahetus ka.
switchiga ja tegelikult läks veel säärega lõpuks pihta umbes siis nagu jah, polnud lõpuks peaaegu switch kick võib selle kohta öelda, kuigi oli vist mõeldud rohkem põlvega. Päris puhtalt see ei tabanud, selle loeb ilusti ära. Noh, Michaelil praegu kõik väga ilusti kontrolli all, et kui see matš algas tema jaoks väga raskelt, esimene raund oli puhas ellu jäämine, siis nüüd on tegelikult asjad pöördunud ja põhimõtteliselt mingil määral nagu mängib siin toiduga peaaegu. Aga tahaks näha mingit ägedat lõpetust. Front kick. Ai, nüüd tuli siit väike vasak kaak ka läbi, aga ei hullu. 15 sekundit jäänud, Michael otsib oma. Väldib põhimõtteliselt tegelikult mingil määral seda. Jälgib mänguplaani. Siin tegi jälle väikse tehase restardimehele. Amba kaitse lendas kõrvale. No nii, 10 sekundit on jäänud. Ja see topelt vahetuspõlv. Ja mängib rahvaga. Äge. Neid põlvi ma teadsin, et need hakkavad mingi hetk tulema tal. Ja väga õigesti tõi, ei too neid alguses välja, vaata. Tõi need just siis, kui... Tegelikult proovis vist esimeses. Ja siis see maksis kätte. Esimesega seal raundi lõpus, no see raundi lõpp on okei, seal ei ole nagu hullu, seal sa võid neid visata, sest et kui tuleb maha viimine, siis see ei röövi nii-öelda poolt raundi, aga igatahes siit väga siuke, no tegelikult suht külmavereline sooritus. Nagu peab. Elad selle esimese raundi üle ja siis sai juba oma töö käima panna. Ja see oli tegelikult sinu poolt väga huvitav point, et tegelikult Camillil oli täiesti võidetav matš, esimene raund kotis, teine pidas vastu. Seal kolmanda poole pealt alles hakkas tegelikult selguma. Jah, täpselt nii. Aga no see võhma probleem oli olemas nii-öelda. Ja siin juba tähistatakse lõpus, jah. Daamid ja härrad, ladies and gentlemen, winner of the match. Tänase matši võitis kohtunike ühehäälse otsusega Michael Astor!